tulemast tagasi podcasti Pinginaabrid ja peavalud. Täna räägime suhetest, nii nagu nad päriselt on. Nagu meil tavaks on, mainin ära, et täna on ülemaailmne torulukkseppade päev ning meiega on külas minu armsad klassiõed Liis Siren ja Lisette Lein. Tere! Tere! Mis on suhe ja kuidas seda defineerida või on see pigem tunnetuslik kogemus? Natuke mõlemat, aga suhe üleüldse on siis inimeste vaheline seos, ma ütleks. Ma ütleks täpselt sama ja seda ongi raske defineerida, sest suhteid on nii mitut erinevat tüüpi ja neil on nii mitu erinevat tahku, et selle sellist üht definitsiooni, mis sobib, on nagu raske leida. Samas kõik ei peagi sildistama. Jah, täpselt. See võib ka olla niisugune avatud, et selline kogemuslik tunne ja seos inimeste vahel ja mis iganes, kuidas inimene ise seda endale defineerib. Ongi kahe inimese vahel nii-öelda ikkagi mingisugune kommunikatsioon põhiliselt. Jah, täpselt. Eks vist kui kommunikatsiooni ei ole, siis suhet ka ei ole. Ja täpselt. Sa ei tunne inimest, kellega sa pole kokku saanud, pole rääkinud. Nii, aga millised on kõige olulisemad koostisosad terve ja tasakaaluka suhte loomiseks? No, kommunikatsioon ikka ja erinevate sellised omavahelised nagu reeglid, need ei ole otseselt, see on vale sõna, mida kasutada, aga mis on, seda otseselt ei pea alati välja ütlema, aga et aru saada, et kohe ei hakka iga asja üle nalja tegema või alati ei ole iga inimesega niimoodi ei tohigi nagu kohe katsuda, et peab mingi ütlema, et kas võin kalli teha või sellised omavahelised mingi sellised suulised reeglid või isegi mõtestatud. Piirid, jah, täpselt sellised. Et mingi toimiv taktika, mingi toimiv viis, kuidas selle inimesega siis suhelda. Ongi, et see peamine suhtlusviis välja mõeldud ka ja kuidas on. Ja... No eks iga inimesega on ikkagi erinev. Jah, peab oma teineteist mõistma. Ja see tuleb natukene ka ajaga, ehk siis kohe võib-olla ei taba ära seda õiget suhtlusviisi selle kindla inimesega ja pärast, kui olete natukene rohkem teineteist tundma õppinud, siis juba kõik laabub paremini. Jah, peabki omavahel mõnevõrra katsetama, peab rääkima ja peab selline olemagi avatud teineteisega. Või aru saama, et kui avatud olla, kui kinnine olla. Ja ei tasu nagu alla ka anda. Et see lihtsalt, et ei tohi täielikult ületada seda piiri, kuni läheb liiale. Muidu saab teine pool haiget. Jah, samas kui üldse klappi ei ole, siis parem. Kas olla? Et alati ei pea täielikult pushima peale ennast, et nagu meie hakkame olema sõbrad. Sina on nii tore ja see on nii äge ja siis teisalt on selline nagu klapp ees kuidagi ei matchi üldse. Aga kui leiab selle oma vahelise sümbioosi või kuidas iganes, siis nagu kõik hästi. Jah. Ja kui on võimalik ka koos areneda. Jah. Aga kas te arvate, et kas kõik suhted on võrdsed? Ehk kas romantiline suhe peaks olema tähtsam kui peresuhe või sõprussuhe? Ei, kindlasti mitte. Minu arust ei ole ka üldse kõik võrdsed. Aga ma arvan, et see, et missuguse tähtsusega need inimesel on, sõltub inimesest ja sõltub suhetest jälle. Sest minul on selline üsna võrdne roll nii peresuhetel ja sõprussuhetel, aga vahel on üks üle teise erinevates valdkondades või erinevatel aegadel. Ja see mõnel on jällegi, nende romantiline suhe on nagu kõige ülem ja mõnel on ainult lihtsalt peresuhe ja sõprussuhet üldse ei käi. Ja samas oleneb ka, mis staadium, mis see suhe on, selles mõttes, et kui sa oled just endale saanud uue sõbra või uue romantilise partneri, siis sulle võibki tunduda, et see suhe on just see kõige olulisem tol hetkel, aga ajapikku see ikkagi tasakaalustub. See ongi, peabki laskma sellel ajal niimoodi mööda minna, et kui on ise tõesti tasakaalus ja selles sümbioosis, nagu ma enne ütlesin, et siis ongi hästi. Ja siis saabki aru, et milline on tähtsam, milline ei ole, millel on suurem vajadus, millel ei ole. Aga mis hetkest hakkab suhe romantiliseks? See on selline, et see ongi, et kui hakkavad
tunded omavahel nagu tekkima ja mõlemal ja see nagu suhe muutubki romantiliseks suhteks konkreetselt siis, kui mõlemad osapooled näevad selle nimel vaeva ja mõlemad on sellised tunded omavahel. kui mõlemad näevad seda suhet samamoodi. Aga see võib olla selline sujuv üleminek, aga see võib olla ka kohe niimoodi, et jah, nüüd me oleme suhtes. Või siis jah, sujuvalt. Ja vahel ongi selline, et ei saagi aru, kas on midagi või ei ole. Nagu internetis tihti räägitakse need situationships ja mis iganes. Tegelikult palju lihtsam oleks vaata, kui inimesed ei nii-öelda mängiks teistega. Ja ei kardaks nii-öelda tegutseda. Ei ole vaja nagu ümber palava pudru käia, et palju lihtsam oleks kõigil osapooltel. Jah. Aga mis hetkest saab näiteks tuttavas sõber, okei, keda ma tunnen, aga keegi, kellest ma päriselt hoolin? See võtabki, aga vahel juhtub see hästi kiiresti. Mõne inimesega see on nagu kohe klikk, aga mõnega jälle võib mingi üle aja, et lihtsalt suhted pidevalt ja siis järsku avastavad, kuule, et mis hetkes me saimegi sõpradeks, et see on selline, mida see tekibki see tunne, kui hakkad nendest hoolima, hakkad rohkem nendest tahad teada, tahad nendega pidevalt rääkida ja tahad kuskil väljaspool sellest nii-öelda tutvus, see koht, kus sa nagu tutvusid nendega näiteks kool ja tahad sellest väljaspool nendega aega veeta. Ma mõtlen sama. Ja mul on ka tooksin ka välja selle just, et siis kui sa tahadki temaga päriselt, sul tekib kohe tung, et ma tahan sinuga aega veeta nüüd. Ja ongi selline, hakkad igatsema neid mingi muul ajal lihtsalt ja ongi, et tahad igasugustest asjadest rääkida ja endast rääkida, tahad avatum olla ja tahad, et nemad oleks avatumad sinuga ja selline omavaheline suhtluks käis ja kõik. Muidugi igal inimesel ka erinev see, et võib-olla mõni peaks sellist tuttavat oma sõbraks juba, aga mõni pigem mitte, et mõni eelistab kutsuda ainult kõige lähedasemaid inimesi oma sõpradeks. Ma tean üht inimest, kelle kriteerium ongi see, et kui ta teab, et see inimene on, kui see inimene juba on aidanud või ta teab, et ta saab selle inimese peale loota, et saaks teda aidata ja ta oleks nõus talle vastu tegema. Ja see on tema definitsioon nagu sõbrast. Et minul oleks see nagu selline lähedasem sõber, sest mina olen väga siukene hästi lõdva selles sõbra sõna kasutamisega. Aga ma tean, et ma ei ole kõigile sõber, aga tihtipeale mitmed inimesed on mulle sõbrad, aga ma eristan neid oma lähedastest sõpradest. Ma ei teagi, kuidas mina seda sõna kasutaksin, et ma tavaliselt ei ütle isegi inimeste kohta sõber otseselt, et mul ei ole nagu sellist situatsiooni tekkinud väga palju, et kus ma peaksin ütlema, kas ta on sõber või mitte. Kui mul on midagi rääkinud või mingis olukorras olnud mitme erinevusega, siis ma saan öelda, et nagu, mu sõber ütles seda või mu sõber arvas nii, ma tegin seda oma sõbraga. Ja vahel ütlen lihtsalt tuttavaga või klassikaaslasega, kelle iganes. Ma kuskilt ühest sellisest väikesest, ütleme nagu naljaraamatust või nii, lugesin, et suhte lähedust näitab ka see, et kui lähedal üksteisele te kõnnite nagu kõrvuti ja kas te saate nagu oma seda tempot kuidagi, kas teie tempo ühtib, et kas te saate kõndida samasuguses tempos ilma, et keegi ei peaks mõtlema, et nagu et kui kiiresti ma nüüd kõndima pean, aga jah, et just see, et kui lähedal sa nagu kõnnid, et siis see näitab, kui mugavalt sa tunned ennast selle inimesega just. Keegi peab alati ikkagi kõndimistempot ka alla võtma või juurde panema. Jah, no see ongi see kompromiss. Et see, mis on osa suhete võitmisest. Aga samas mulle tundub, et kui inimesed on ikkagi juba väga tuttavad, on nagu kaua aega tundnud üksteist, on mitmeid kilomeetreid juba koos kõndinud, siis neil see tempo kuidagi ühtib isegi. Just on ka. Jah. Aga kuidas on suhted ajas muutunud? Ehk kas tänapäeval on suhtlemine lihtsam kui näiteks 100 aastat tagasi? No muidugi kommunikatsioon ja kõik reisimine, transport soodustab seda, et saame suhelda ka lausa teistest riikidest kodanikega. See on selle võrra juba lihtsam ja siis on ka teised need erinevad, mis on see sõna, et kui on need suhtesse minema nagu romantilised suhtes, juba sellega seoses need erinevad reeglid ja asjaolud on muutunud ja kuidas koheldakse endast näiteks vastassugu või selliseid teisi suhteid või mingi kõik on nagu muutunud ja kohtlemine. Üldse, et ühiskond on muutunud. No varem võib-olla siis esimene selline kontakt, vaata nagu
mõne võõramaalasega oligi kirja sõber, aga samas see võttis vaata kaua aega ikkagi vastuse ootamine ja nii. Aga nüüd tänapäeval on tõesti väga lihtne kellegiga ühendust võtta. Lihtsalt kirjutada kirjasõnumi ja kuidas. Aga samas see toob ka selle probleemi kaasa, et kui me oleme harjunud sõnumeerima, siis võib tekkida olukord, kus me ka kanname üle need sõnumite saatmisreeglid päris ellu näost näkku suhtluses. Ehk siis võib tekkida olukordi, kus inimesed arvavadki, et see on sotsiaalselt aktsepteeritav, kas mitte vastata või siis vastata kaua aega hiljem, sellepärast et just sõnumitega saabki niimoodi teha. Ja mõned asjad on ka see, et kui me oleme nii harjunud oma mingi sõnumitega, kõige sellega, et siis jääb see kehakeele lugemine ja erineva miimika lugemine jääb nagu sellisel maha ja see kõik see empaatia tunnetamine läbi sõnumite on keerulisem kui päris elus. Ja see ka võib jätta sellised niimoodi kuidagi kõrvale ja see mõjutab ka suhteid ja suhtlemist. Isiklikult mina olen tundnud, et mina olen näost näkku suhtluses palju osavam kui kirjalikult, sellepärast et kirjalikult ma jään kuidagi kaua mõtlema ka, eriti kui see on mingisuguses suuremas inimeste grupis näiteks vestlen. Siis ma jään nagu mõtlema, võib-olla ma üldse siis loobun kirjutamisest, sest ma mõtlen, et kas see on nagu ikkagi õige. Aga samas mul päris elus selline suhtlus tuleb, ma ütleks, suurepäraselt välja. Suheldes näost näkku, siis on lihtsam saada oma erinevaid pointe ka ja kus on see kätega liigutamine ja juba miimika. Žestikuleerimine, kuigi eestlased võib-olla nii palju isegi žestikuleeri, aga jah. See kõik mängib rolli. Ja siis üldse, et saabki vaadata, et kuidas meeleolu on, kuidas hääletoon muutub, kuidas vaatab kõrvale või vaatab otse silma, kuidas käitub, kas tundub nagu ta kuulab päriselt ka ja seal on see otsekohene vastus tavaliselt, et ei olegi sellist mõtlemisaega, ei hakka mingi läbi mõtlema, üle mõtlema ja ei pea muretsema, et on grammatiliselt korrektne kõik. Lihtsalt vahendeid kasutada. Ja, mõnda infot on isegi raske esitada niimoodi sõnumi teel. Aga samas võib-olla mõnest raskemast teemast rääkida ongi just kergem just sõnumite kaudu. See annab ka aega mõelda, ja. Aga samas ongi ikkagi sõnumite teel on hästi lihtsaks muutunud meie suhtlus, kuigi on see ikkagi ära rikkunud siis inimeste vahelised nii-öelda päriselu suhted. Mis te arvate? Ma arvan, et võiks olla tasakaal, et praegu meil seda tasakaalu võib-olla kõigil ei ole, aga me peaksime ikkagi ühiskonnana leidma tasakaalu. Et see on kindlasti kasulik, see, et meil on võimalus sõnumeid saata, aga me peaksime kuidagi balanssi saama selle. Minu just ka, et see on selline, ma ei ütleks, et otseselt on rikkunud ära. See on muutnud neid, aga selline rikkumist, et see on selline, ma ei oska täpselt öelda selle seoses, aga see hakkab liikuma sinna suunas, et võivad ära rikkuda, kui seda aina rohkem juhtub. Eriti inimesed, kes on kohe siis üles kasvanud sõnumitega. Ehk siis meie isiklikult vist oleme põlvkond, kes kohe niimoodi ei hakanud suhtlema ainult telefoni teel. Aga võib-olla siis generatsioon alfa on teistsugused loomad. No selles mõttes, et kas näeb tulevik ette selline, et kõnnime kooli koridorides üksteise kõrval ja päriselt rääkimise asemel chatime üksteisega? See oleks jube. Oleks ma ei saaks seda, ma mingi vaatan ringi ja tunnen, ma ei tea, et varsti hakkab see tulema ette see Wall-E film, et kõik ongi lihtsalt ekraanis istuvad ja sellised, see oleks õudne. Ma loodan, et sellist asja ei juhtu, ma loodan, et me jääme ikka inimesteks ja räägime. Üks osa minust ikka usub, et sellist näost näkku suhtlust ei kaogi ära, sest see on osa inimlikkusest ja sellisest, me oleme sotsiaalsed inimesed, me tahamegi rääkida niimoodi. Ja samas ka kardan seda vahel, vaatan mingi internetis tuleb ette, kuidas see on mõnel see AI võtab kokku võtta nende sõnumitest. See on niimoodi juhtub, et neil tuleb nagu selline väike teade ja siis seal on kohe see AI kokkuvõte, siis nad vaatavad, et see on mingi segane asi, et praegu on enamus inimesed, kui ma olen seda näinud, on olnud nagu selle vastu.
aga ma kardan, et on mõned inimesed, kes võib-olla päriselt seda kasutavad ka ja see on veidi hirmutav, aga ma loodan, et see on pigem selline, et lihtsalt netis näed seal mingi paar korda vilksatus siit-sealt, aga see pole mingisugune suur teema üldse. aga kas te ise kasutate pigem vähem seda sõnumiteel suhtlust või ainult siis, kui peab? mina isiklikult eelistan ikkagi jah, näost näkku, et võimalusel, aga samas ei ole ju kogu aeg teiste inimestega koos, ehk siis kui vaja ja tahan, siis ikkagi kasutan ka sõnumeid. Ma otsin pigem põhjuseid, et rääkida näost näkku, et vahel kas kutsun sõpra sõidule või midagi, aga mul on mõned inimesed, kellega ma väga ei saa üldse näost näkku rääkida või on sellised võimalused, et tollel hetkel ei saa ja ma lihtsalt kirjutan ka, mina ütleks, et minul on enam-vähem tasakaalus ja ma suhtlen nii sõnumite teel, aga pigem näost näkku. jah, suhtleks ka pigem ikkagi näost näkku, kui võimalus on, sest ikkagi kunagi ei saa aru, mis teine tegelikult mõtleb, kui ta kirja teel nii-öelda midagi muud, midagi pikalt tahab rääkida. ja ka tee tööd ja siis tuleb ka armastus. Kas see suhete mõttes vastab tõele? noh, me teame, et Andres tappis Greta tööga. ma ei tea, ma arvan, et see sõltub, mille nimel tööd teed, et kas päris töö või et näed vaeva selle jaoks, et leida armastust. Kui sa paned vaeva endale erinevate suhetega, inimeste leidmisega, kõige oma silmaringi avamine, uued kogemused, kõik, siis ma arvan, et armastus leiabki sind, aga see on pigem see, et sa ise otsid seda aktiivselt. Ise näed vaeva selle nimel. Samas ma ei tea, kas just kõik need kohtingu äpid selle töö alla käivad. See võib-olla ei ole kõige efektiivsem. Ei, aga on ka lugusid olnud, kui ikkagi leitaksegi. Ja seda ka. Et see on osa sellest, aga see ei ole, et pigem otsida niisugune päris elust, niimoodi on niisugune safer bet, aga see ei ole ka. jah, muidugi oleks parem ja huvitavam leida keegi siis päris elust, nagu juhuslikult, spontaanselt. Aga kui kohtingu äpid sobivad, siis sobivad, et seda võib proovida. No ükskõik, mis kellelegi siis toimib. Jah, on sõltub inimesest. Peadki endale tegema siukse olukorra nii-öelda ikkagi, kui sa satudki sinna, sest ega taevast ei kuku ikkagi ette. Ja ongi ikkagi tõsi. Tuleb ennast näidata lihtsalt. Jah, peab ennast välja panema, avatud olema kõigeks valmis, peab olema ka nõus saama vastuseks ei või et ei huvita, ei taha rääkida, et igasuguseid olukordi. Ja isegi kui ei tahata mingis kindlas suhtes olla, siis ka platooniline on täiesti töötav. Ja, sõprussuhted on osa sellest. Jah, kes otsib, see leiab. Täpselt. Aga räägime koolisuhetest, et kuidas mõjutavad koolisuhted lapse arengut ja enesehinnangut? No ega kui pinginaaber ikka peavalu tekitab, siis väga tore tunnis olla ei ole. Ja see ongi, et kui sul on hästi palju, kui sa saadki oma klassiga läbi, siis sul on see, või endast vanematega või noorematega läbi, siis sul on see võimalus küsida abi palju lihtsam, seepärast, et oma sõbrad, sul on mugav küsida abi. Mingi võõra juurest küsid, et kuule, et kas sa tead, et selle teemat oskad selgitada, sa ei lähe seda tegema, aga sõbrale see on nagu, kuule, ma ei saanud mitte midagi sellest ülesandest aru, kas sa võid mind aidata. Ja sellised erinevad suhted, kus ongi sõprussuhted või halvemad suhted, need kõik muudavadki seda elukäiku ja kuidas sa vaatled suhtud teistesse, kuidas sa oled julge kuidas sa räägid välja tunnis või mujal, kuidas sa vastad, kui sinu enesekindlus, kõik see mõjutab, et ongi osa sellest. Ma olen ka tähele pannud, et see kuidagi erineb klasside lõikes. Muidugi oleneb vanusest, aga oleneb ka sellest lihtsalt, et millise pundiga sa kokku sattunud oled, ehk siis klassikaaslased kujundavad kõik oma klassi ja oma teisi klassikaaslasi. Ehk siis mulle tundub, et just see, et millise aastakäigu lendu sa oled nagu sattunud, et see ka mõjutab seda, milliseks inimeseks sina kujuned natukene. Mis mõttes? Just selles mõttes, et ütleme, et kui sul on klassis sellised kas passiivsed inimesed näiteks ja siis sa tuled sinna klassi, ütleme näiteks teisest koolist, siis ajapikku see passiivsus kandub ka sulle üle.
aga kui sul on kõik aktiivsed, jah, ise võib-olla natukene passiivne, siis vaikselt see aktiivsus hakkab sinu peale ka jääma külge natukene. jah, Taha ka asju teha, ei taha välja jääda võib-olla või lihtsalt on nagu, et kõik on siin nii aktiivsed, et kuule, see on päris lõbus, päris tore, tahan ka olla. ja kindlasti mõjutab ka klassijuhataja, ma arvan. Et Kindlasti. klassijuhataja on nagu see juhtoinas, kes siis võib-olla natukene kannab ka oma tõekspidamisi, väärtushinnanguid, oma energiat üle ka oma võsukestele. Ja muidugi on ka see osa, et klassijuhatajast rääkida on jälle mõnes mõttes ühendav faktor või kui klassijuhataja teeb mingisuguseid plaane klassiga koos või ergutab, et klass oleks kokkuhoidev, teeks asju koos, näeks vaeva, saaks läbi, hoolitseb selle eest, et on head suhted omavahel, et siis on ka see mängib rolli. Ja üleüldse koolikeskkond ongi selline natuke nagu sunniviisiline suhtlus, et sind visatakse ühte patta mingite inimestega ja siis sa pead neid päevast päeva nägema, nendega läbi saama, et ei tunneks ennast üksikuna. Ja siis samas, kui seal tekivad ühed lähedased sõbrad, tolleaegsed või isegi mõne jaoks eluaegsed. Et ma mõtlen, et kui on näiteks mõned lapsed, kes võib-olla ei käi sellises siis päevaõppes, võib-olla õpetatakse kodus neid, siis ma mõtlen just seda, et neil võib-olla jääb seda suhtlust natuke väheks, et kuidas nemad siis sotsialiseeruvad inimestega, sest neil on see nii-öelda loomulik viis, natuke sunniviisiline viis suhtlusest jääb puudu. Ongi arvatavasti mõned on veidi introvertsemad, veidi mitte, et see sõltub, et kuidas nad sellest väljaspool ka, et kuidas nad saavad hakkama. Et kuidas, mis asi neile toimib, oleneb. Aga samas, kui inimene ei olegi harjunud väga oma vanustega siis võib-olla suhtlema, siis ta ka edaspidi pigem võib-olla ei oska sellega kuidagi alustada või pigem väldib. Võib ka nii juhtuda. Ja arvatavasti ei saa ka mõne võrra aru neid erinevaid seda sotsiaalset ruumi selles vanusegrupis, et kui ta ei ole pidevalt sellises oma vanustelesega igapäevaselt, siis ta ei mõistagi seda nii hästi, et ta peab kohanduma sellega selle asemel, et ta muutub koos sellega. Jah, peabki kaasa minema selle vooluga ja ise ka tegutsema. Ja ka rääkisime õpetajatest, klassijuhatajast. Milline on siis õpetaja roll klassi õpilaste suhetes ja kas õpetaja roll õpilaste suhtes on pigem sõbralik või ikkagi või ametlik? Mõlemat, ma arvan, et õpetaja peab olema siis, kuna see võimude tasakaal on ikkagi, et ei tohiks olla päris tasakaalus. Aga ikkagi ei tohiks olla päris nii range võib-olla või autoriteetne, et ka väärtustada õpilaste arvamust ja õpilaste individuaalsust võib-olla. See peab olema selline, see peab olema professionaalne, selles mõttes ametlik, et see on ikka õpetaja ja õpilane, kuid ei tohi külmaks jääda. Peab ikka olema nagu selline sõbralik, inimlik suhtlus, aga nad ei olegi sellised sõbrad, et nad ei hakka väljaspool kooli mingi rääkima või hakkab koolis ise rääkima kõik oma eluloo ja kõik, mis neil elus toimub ja hängima kuskil väljas seal, et sellistesse ei hakka, võib-olla mingi tulevikus, kui me oleme täiskasvanud, lihtsalt on selline näevad kuskil teineteist niimoodi sõbralikult, aga et sõbrad ei ole. Aga seal on mingisugune professionaalne piir, aga samas suhelda ikkagi võib ja tuleb olla avatud. Täpselt. Aga see roll, mis nad mängivad õpilaste omavahelistes suhetes, ongi selline, et kui mingi probleem tekib ja nad saavad peavad objektiivselt või sõltuvalt olukorrast, peavad lihtsalt vaatama neid kõiki olusid, kui on mingisugune tüli või konflikt, midagi juhtub, et ikka ei ole selline, et kohe ütleb, et üks on süüdi, teine ei ole üldse süüdi või et nüüd mõlemad saavad karistada, sest mõlemad olete lollid ja rumalad ja teete haiget ja mõlemad olete siin valed. Et peab kuidagi vaatama seda
inimlikult, ma ütlen see sõna väga palju täna, aga peabki vaatama sellise peab aru saama neist, peab mõistma, peab suutma nende vaatepilti nägema, nende vaatenurgast vaadata seda olukorda ja siis selle järgi suunata neid. Sest õpetajad ikka mõnevõrra suunavad õpilasi, sest nad on autoriteetne figuur nii-öelda nende elu jooksul, eriti noorest east. Ja nad peavadki jätma sellise suunama mulje, natukene lükkavad sinna õiges suunas, et ärge jätke siin niimoodi tülitsema, et see kui on mingi väikene vaidlus, et see ei ole maailma lõpp, et te võite sõbrad ikka edasi olla ja või kui on mingi läheb ilgeks peksusse, nad ikka peatavad selle. Jah, et õpetajal ongi mõnes mõttes selline sisseehitatud roll siin sellises keskkonnas, selles struktuuris. Ja õpetaja ongi vahendaja siis. Kuna ta on kolmas isik, siis ongi lihtsam võib-olla objektiivselt vaadata asju. Ja õpetajad enamasti ei eelista ju kindlaid isikuid oma lennus. Seega jah, õpetaja on see täiuslik inimene, kes siis saab võib-olla konflikti lahendada. Jah, õpetajad on meil kõik vaja ja õpetajad on meie kõige väärtustatumad isikud siin koolis. Muidugi. Ja kuidas lahendada konflikte koolis nii, et ikkagi jääkski mõlemad rahule, mõlemad osapooled. Et kas ongi vaja õpetaja sekkumist või tulebki jätta lapsed üksinda, et nad ise läbi arutaksid oma mured ja jääksid ise rahule? No esialgu ikkagi, kui lapsed üksi saavad hakkama, siis on hästi. Aga kui tõesti mingisugune suurem konflikt või kähmlus on, siis ikkagi tuleks sekkuda. Et veidi suunata, et siin las nad ise õpivad, ise üritavad aru saada teineteisest ja leida oma kommunikatsiooniviis. Aga kui on selline külje pealt tundub, et midagi kuidagi üldse neil see ei õnnestu või lähebki selliseks suuremaks probleemiks, siis võiks natukene sekkuda ja suunata seal, lükata õiges suunas ja asi jats. Ütleme selles mõttes, et kui üks õpilane näiteks ongi hästi tagasihoidlik ja teda kiusatakse koolis, et mis siis tegema peab, kuidas tegutseda, sest ütleme nii, et tulevikus seesama õpilane jääbki tagasihoidlikuks, passiivseks ja ei julgegi kellelegi vastu hakata. Et kuidas lahendada sellist probleemi? Peab mõtlema. Jälgida, võib-olla rääkida selle õpilasega. Julgustada teda. Jah, julgustada. Kuidagi leida viisi, milles ta on näiteks enesekindel. Et mingid asjad, mis ta tulevad hästi välja, julgustada seda, et tekitaks natukene rohkem enesekindlust temalt ja siis kui keegi midagi üritabki seda kuidagi halvustada või haiget teha, et siis peab aitama tal julgustada teda, et enda eest seisaks ja ei olekski nii tagasihoidlik. Et see kõik on sellised väiksed asjad, et isegi mis tunduvad seosetud näiteks, ütleme, et tal on väga hea kunstianne ja talle meeldib see ka, siis julgustada kogu aeg sellega, sest tal tekib see enesekindlus. Ja ta saabki aru, et isegi kui tundub, et tal on ainult see, nüüd ta mõtleb, et ma olen hea kunstis ja nüüd ma ei aita, aga see annab enesekindlust natukenegi veel, vähemalt ühes asjas, et ta mõtleb, et okei, aga ma olen selles hea, ma olen milleski ikka ju hea, et meil ei ole midagi halba kogu aeg. Ja siis aidata sellega kuidagi suunata, et sa oled enesekindlu selles, kasuta seda enesekindlust, et nagu enda eest seista ka. Aitab ka muidugi see, kui klass ise kuidagi taunib võib-olla seda kiusamist, ehk siis kui klassist nähakse või tajutakse, et kedagi kiusatakse, siis kui teiste reaktsioon on nagu, mida sa teed, siis see just aitab kaasa. Ehk siis kui inimesed ümber ongi siis kas passiivsed või lausa naudivad seda, kui mingi kisma toimub, siis ei aita kaasa. Peab olema kokkuhoidev teineteisega ja et tuleb märgata, tuleb midagi... Tuleb sekkuda ja mitte kiusamist kaasa aidata. Just nii, peab reageerima. Peab selliselt ja peab julgustama inimesena enda eest seisaks.
jah, täna mind kiusati, aga vähemalt oskan kunsti, nii et kõik on väga no hea. ma ei mõelnud seda, mõtlen, et on enesekindlust tõstma, vaata, see oli lihtsalt selline näide, mis esimene tuli. jah, ei, väga hea näide. päris suur osa sellest on ikkagi, ütleme siis, kiusatava enda välja nuputada. Täpselt, et seal peabki, et lihtsalt kuidagi peab toetama ja see enesekindluse tõstmine ongi nagu üks viis. See oli, mis mu point tuli. jah. aga kas kiusamine on pigem halbade suhete tagajärg või on nende põhjus? Võib-olla mõlemat. Sest kui see kiusaja ise on midagi kogenud oma elus, võib-olla ebavõrdsust või mingeid halbu intsidente, siis võibki juhtuda, et kas inimene näiteks muutubki selliseks kibestunuks või siis ta just hakkab vältima oma edasistes suhetes seda käitumismustrit, mida tema ise on kogenud. Et see on nagu raske küsimus, sest jällegi see sõltub. Et nagu ta rääkis, et kui on mingid halvad intsidendid juhtunud, siis ta elab kellegi teisel näiteks välja. Et siis ongi, et saab olla sellest kiusatavast eraldi olevad halvad suhted sellel, kellel on kiusajal, siis nende tagajärg on. Aga samas ka saavad olla need halvad suhted selle kiusatava ja kiusaja vahel, mis on selle kiusamise põhjus. Ja jälle võib seal on nii palju erinevaid variante, mis sealt saab olla ja suuni ja teid. Et see on niisugune raske sõnastada. Kiusatav muutub kiusajaks ja vastupidi ja ei pea isegi olema, et kiusatav muutub kiusajaks, sest kui midagi on tema elus juhtunud, siis jah, elabki välja. Sõltub olukorrast. jah. Tuleb näha suuremat eesmärki selle asemel, et üldse kiusata. Just. Maailma päästmise praegu. Aga kõik superkangelasteks siis ongi rohkem kiusaid pole. Aga miks mitte? Aga gümnaasiumi osa suhted omavahel ehk nooremad vanematega ja vanemad noortematega, et toimub suhtlus meil. Ma olen kindlasti tähele pannud seda, et ma alustaks sellest, et ma olen tähele pannud seda, et mida aeg edasi, näiteks meie lennu näitel, et on just gümnaasiumi astmes on inimesed hakanud rohkem üksteisega suhtlema ja nagu nii-öelda grupi üleselt ka. Ehk siis me oleme nagu julgemad omavahel suhtlema, võib-olla isegi oma arvamust avaldama. Aga ajas kindlasti need muutuvad, jah. Ma ütleks ka, et ma tunnen ennast 12. klassis, et meie klass on kõige ühtsem ja kõige kokkuhoidum, aga ma tahtsin ka rääkida sellest, et näiteks rebaste ristimine. 10. 12. räägivad sügise algusel, räägivad sellest ristimisest, siis neil ongi pidev suhtlus ja siis see vaikselt nagu hajub ära. Mitte alati, mitte kõigi vahel, aga selline suurem osa sellest niimoodi hajub ära. Võib-olla paar korda tuleb siit sealt, aga selline suurem see on kadunud ja ülejäänud aeg väga ei näegi rohkem sellest, et ühel lõpetavad ära ja teise käivad gümnaasiumis edasi. Jah, see on natukene kurb, et see ongi meie viimane aasta ja siis meil ei olegi väga võimalust nende uutega suhelda. Aga üks ristimise mõte ongi see, et tutvute uute ja vanadega mõlemaga. Ja te tutvute oma klassikaaslastega, saate nagu tuttavaks. Saate üheldada. Mul oli tegelikult selline naljakas intsident, et oli see rebaste ristimine ja siis hakkas selle lõpp lähenema. Ja siis oli mina ja Anni, me olime juba esimesest päevast sõbrad. Siis olime nagu meie jumalad olid kokku leppinud, et nad teevad meile mõlemale koos. Sellepärast, et Anni jumal oli temalt küsinud, et kes on sinu sõber? Siis ta ei öelnud minu. Aga minu jumal sellest ei teadnud. Ja siis oli üks hetk, teeb mingit asja meile mõlemale. Ja siis ta küsib minult, et nüüd saite sõpradeks, jah? Ristimise tulemusega, siis me olime juba enne, nüüd me oleme nagu vihavaenlased. Et see oli niisugune huvitav kogemus, et see tegi lähedasemaks küll ja mind tegi mõne teisega selliselt oli suhtlusele. Ristimisega on just see, et kui ütleme, et mõnel oli passiivsem jumal, mõnel on selline just väga aktiivne jumal. Isegi ma arvan, et on toredam, kui sinu jumal on selline väga aktiivne, võib-olla isegi siis nii-öelda vastik. Aga see annab sulle nagu sellise kogemuse ja kuidagi mingi asja
mis seob sind sinu lennukaaslastega, teiste rebastega ja midagi, mida sa saad pärast meenutada, et oi, minuga tehti seda. ja tegelikult see, et omavahelised Jaa. naljad, omavahelised kõik igasugused mälestused ja see ongi osa sellest, et selline et eks ma mõtlen mis meil rebaste ristimise ajal juhtus ja mõned asjad olid päris jubedad, aga ma mõtlen just sellise nagu helge pilguga, sellise lõbusalt, et ma igatsen seda aega. Mis on nagu huvitav, et sellist mõned ütleks, et see on kiusamine või midagi sellist, et aga mina just mõtlen, et see oli lõbusad ajad. Kas sa oled selle gümnaasiumi vääriline, kas sa saad siin hakkama? Peseks jälle sinepiga oma hambaid selle peale, Aga ma olen tähele pannud, et ütleme, et kui ma olin mingisugune 5. siis ma ikkagi 12-ndikaga niimoodi ei suhelnud. Aga samas, kui ma olen praegu abiturient, siis ma küll ei tunne nooremate klasside inimesi nii väga, aga samas ma nagu mingil määral isegi suhtlen nendega rohkem. Võib-olla on kasuks see, et meie lennus on hästi palju inimesi, kelle väikesed õed või vennad käivad praegu 5. näiteks. See kuidagi aitab suhtlusele kaasa. Aga üleüldse ma ei tunne väga inimesi, kes on siis meist nooremad praegu. Aga võrdluseks näiteks, kui ma olin, ütleme, 9. siis ma nagu tundsin ikkagi inimesi, kes on minust siis kõrgemas astmes. Aga see on muidugi sellest tingitud võib-olla, et nemad olidki siin koolis koos minuga ja kauem olnud. Et koridori peal ikka näed, aga uued tulevad peale ja neid niimoodi päris nimeliselt ei tunne. Jah. Mul on jälle selline vaatepilt, et ma tulin teisest põhikoolist, meil oli väiksem kool ja siis oli siukene nali, et seal tundsid kõik teineteist. Siis tulen Kosele, ma ei tunne absoluutselt kedagi. Ja siis mul on siiamaani iga päev tuleb mingi võõras nägu peale. Aga mul on jälle ka see osapool, et ma käin õpilasesinduses. Ja seal ma jälle näen mõnda nooremat rohkem ja neid on tuttavad ja suudan vabalt rääkida nendega. Et see on selline huvitav kogemus, et kuidas mul... Et väiksena ma alati kartsin, et kuidas suuremad näevad mind. Ma mõtlesin, nad vihkavad mind. Nad ei taha minuga rääkida, nad ei taha noorematega rääkida, neid huvitav. Aga nüüd ma olen siin suurem ja mõtlen, et ma võin vabalt rääkida, aga mul pole midagi vastu teil. Mul on pigem see sarnane hirm, nagu mul oli väiksena suuremate vastu, nüüd mul on väiksemate vastu, et siis kui nad mingi hakkavad mind kartma või midagi. Ma ei tea, mul vist seda otseselt ei ole, aga ma arvan üldse, et gümnaasiumis olemine ja see nagu seeniori staatus kuidagi annab sulle sellise, ma ei tea, võimutunde. Mitte otseselt võimutunde, aga just see, et natukene pohhuismi lisandub ja otseselt ei huvita enam nii väga, mida võib-olla teised arvavad, sest me oleme juba pigem oma inimesed, kõigil juba oma isiksus välja kujunenud. Me teame, mida me teeme ja me teeme seda hästi. Ma juba hakkasin mõtlema, et sa hakkad mingi diktaatoriks või midagi. Ei, ma veel ei hakka. Väikeste laste armeed hakkad sinu vormima, et on nagu kuulake minu sõna, mina juhatan teid. Aga kuidas me saaks suhtlust nii-öelda edasi viia siin koolis? Me küll lähme ära, aga Oma jälje peab ikka. Veel mõtteid. Et korjame kõigilt telefonid ära, mis toimub. Mingil määral see aitaks, ütleme, sellepärast, et kas või viiendikud on koridoris ja kõik põhikoolideks jäävad kindlasti. Mis nad ikka selle telefoniga teevad seal? Pole seda vaja. Meie vanemad isikud, me juba suhtes, meie võime kasutada. Ja meie ajal mängiti ikkagi koridoris kulli ja niimoodi. Jaa, just, ja mingi peitust ja mis oli mingi kapsamängud ja värvipotimängud ja me peaksime tegema mingisugused need vahetundide mängud. Sa kõik võtma suure kamplapsaga. Üks vahe oli ju seal rahvaste palju välja. Kogu aeg on olnud midagi. Et neid võiks isegi, seda tava võiks nagu jätkata. Selle peaks kohustuslik tegema. Ma arvan, et täiesti, kui oleks vahetundidel mingisugune koht, kus alati mängitakse, et siis kuidagi aitaks inimestel seguneda, suhelda. Ja klasside vahelised võistlused võiks olla ka, see oleks, mul vahel tuleb mingi ette, kus on need, aga võiks nagu rohkem ja võiks olla sellised olla mingisugused need mängud, et kus peavad nii kehalised võistlused kui ka muud võistlused, see oleks igasugust pullis. Ja kas või mingisugune klasside vaheline teatejooksu või midagi. Aga vahepeal oli mingisugune taheti korraldada klasside vahelist võistlust, aga see jäi ju ära, sest vist ei olnud osalejaid. Seal vahepeal oli mingi muu jama ka. Ma mäletan, me panime nimed kirja igal pool
ja siis oli järsku see jäi ära, ma ei mäleta, mis põhjus oli. ma ei tea, aga ühe korra on see toimunud tegelikult ja meie klass osales. Aga meie inimesed olid tol ajal veel väga passiivsed. Me võiks uuesti korraldame viimasel minutil. Eksami perioodil kõik hakkame teate jooksu jooksma. Paneme kõik lapsi tegema meie eksami arvutuse, ütleme, me oleme kõige targemad. Tege proovi eksam. Et varsti tulevad vahetundidel rahvastepallid. Mina oleks käsi. Jalgpallid. Lähme lihtsalt koos mängima. Ma arvan, kõik õpilased oleks ka väga entusiastlikud selle üle. Et Kaide ütleks seal mikrofonis, kõik ruttu mängima. Ja loomulikult. Tehniliselt võimlas on ju võimalik suurel vahetunnil midagi mängima võime. Kõik on võimalik teha. Me oleme täitsa seda võimalust kasutanud vahepeal. Talviti hakkab mängima lumesõda, mida üks seal teeb. Ja siis oli, et mäletan, et mu vend rääkis, et kuidas väiksena nad peksid teineteist okstega, et seda päris ei teha ei saa, aga midagi... Ma ju panin oma rebased 11 okstega peksma. Täpselt. No midagi ikka, kas või mingisugused, ma ei tea. Lumesõda saab ka sees teha, et on paberist palli toota. Aga kas või see, et inimesed käiksid võib-olla õues rohkem vahetundidel, see ka aitaks kaasa. Sellega on natukene vaeva nähtud, seal need erinevad õue vahetunnid ja kõik, et kuidagi veel rohkem rõhku, et ma ei tea, kuidas päris täpselt. Ja enamus vist seavad sammud kaupluse poole. No vähemalt sedagi natukenegi värsket õhku. Suhtus müüjaga. Arendab neid suhteid. Jah, loodame, et ikkagi tere ütlevad ja nii. Kuigi samas müüjad ise. Mina olen tähele pannud, et paljud müüjad ise tere ei ütle. Et, mina ikkagi ütlen, aga ma ei tea, võib-olla see maine küsimus on ju. Minule öeldakse alati tere, ma ei tea. Ma arvan, et see on jah maine ja prestiiži küsimus. Mis sa oma mainega tegid, et sulle tere ei öelda? Võib-olla mõndasid inimesi tajutakse rohkem kui asud mingi põhikooli laps, et ma ei ütle sulle tere on ju, aga kui tuleb ikkagi õpetaja, mainekas õpetaja, siis talle öeldakse tere päevast. Aga selline tavaline koolilaps võib-olla peab ise ütlema. No, nagu nii peab ise ütlema. Ja lihtsalt, et mõnikord ei öelda vastugi, vaata. Ma ei tea, mulle iga kord, tavaliselt nad hüppavad ette, mul on nagu võistlus, et kumb ei saa öelda tere enne. Nad ütlevad lihtsalt nii kiiresti, ma pean kuidagi enne hüppama sinna. Muidugi oleneb inimesest ikkagi, et... Ma ei tea, mis sa oma mainega oled teinud seal. Ei, ma lihtsalt mõtlesin pigem nagu seda vanuse vahet ka, et võib-olla noorematele inimestele ei öelda nii agaralt tere või ei nähta selleks vajadust. Aga et kui tuleb ikkagi selline mainekas täiskasvanu, siis... Mitte meie seda ei ole. Ta tõdeb, ma olen mainekas täiskasvanu. Me kõik oleme, on ju? Ma ei arvata, et sina ei ole. Kuule, ära nüüd hakka. Kui sulle tere ei öelda, siis ma ei tea, mida muud sa tahad, ma eeldaks. Öeldakse ka, aga lihtsalt, et ma ei tea, ma olen analüüsinud seda oma peas. Ja ma mõtlen, et võiks ikkagi rohkem öelda. Saaks öelda uurimustöö selle peale. Siis peab rohkem ise ütlema. Ja ka tuleme tagasi suhete juurde ikkagi, et miks ma veel arvan, et 12. klass näiteks, et miks meie nüüd rohkem suhtleme, on see, et ikkagi kõik saab läbi nii-öelda. Kool saab läbi kohe ja neid inimesi me ei näe mitte kunagi enam. No kas või paar korda vilistades kokkutulekul, kuigi see sunnibki meid nii-öelda natuke rääkimagi. See küsimus sai kuidagi väga masendava lõpu. Pisalt tuleb silma. Hakkan hea nutlusin teada. Aga see ongi see, et me oleme aina rohkem teineteisega nagu aega veednud. Pluss ongi see, et kui sa näed, et see lõpp läheneb, siis sa tahad kinni hoida sellest on nagu vanast heast ajast, et nagu nüüd hakkame üles kasvama, et ei taha seda veel, tahab veel niimoodi edasi ja ongi rohkem mälestusi koos ja tahab veel rohkem mälestusi ja selline naudid oma viimast aega, et kõik läheb kiireks järsku. Ja kunagi me tagasi nii-öelda ei tule. Nooremaks ei lähe. Meil ikkagi võttis see natukene aega, et me kõik rohkem suhtlema hakkaks, aga kindlasti see on siis ka vanusega, et me oleme natukene enesekindlamad võib-olla ja julgemegi rohkem suhelda ja võib-olla ei karda nii väga seda, mis teised arvavad. No see tuleb kas ajaga või ikkagi tulebki ise ette võtta ja ikkagi suhtlema hakata. Oleneb muidugi ka, et millistes nagu õpirühmades ollakse, et siis põhikoolis võib-olla olidki äkki inimesed, kellega sa üldse kokku ei puutunud, sest lihtsalt üks oli reaal, teine oli õpi näiteks.
või üld või mis iganes. Kõik võimalik. Aga liigume edasi. Suhted lapsevanematega. Et kas lapsevanema ja lapse suhe peaks ajas muutuma? Ikka jah, et mina arvan, et mingist hetkest lapsevanem peaks natukene võtma last ka nagu oma tasemel, ehk siis ta on ikkagi su laps, aga kui see laps on juba täiskasvanu, siis võiks nagu seda suhet kuidagi balanssi viia, et nüüd sa oled nagu minuga võrdne ikkagi mingis mõttes. Ja pealegi ma mainiks seda, et nooremana oli see, et lapsevanem hoolitses lapse eest ja kui mida vanemaks saavad, siis hakkab laps hoolitsema oma vanema eest. Et selline on see, muidugi on see kohustus, eks ole, aga see nii või heast tahtes ka. Aga selleks, et laps tahaks vanast peast siis hoolt kanda oma vanema eest, tuleb pingutada, et ei tohi nagu suhet hapuks minna lasta. Aga ei tohi ka jääda elama oma vanemate juurde pikaks ajaks ja sinna jäädki niimoodi, et joo, jälle, mis me täna sööme? Ise on mingi... Anna tasku raha. Kohe viis. Et peab sükene olemaka niimoodi, et elad oma elu ka veidi ja siis tuled tagasi ja hakkad hoolitsema. Ja lõpuks tuleb iseseisvaks hakata. Jah, aga sidet peab hoidma. Peab hoidma head sidet. Milline on lapsevanemate roll sõprussuhete kujundamisel lastel? No lapsevanemad on kindlasti eeskujuks ja võib-olla siis annavad nõu, et kuule ära ikka selle inimesega suhtled. Kas nad peaksid ikka nõu andma selles mõttes sekkuma vahele? No, mingil määral soovitusi anda võiks, aga mitte konkreetselt niimoodi, et sa ei tohi selle inimesega suhelda üldse. Ja, et see peab olema natukene suunav. Sest nad niikuinii suunavad kuidagi, et kui panevad kirja erinevad trennid, huviringid, kõik selles aitavad, valivad nende kooli välja, nende laste ja kõik see on tegelikult suunav. Ja nagu sa enne ütlesid, et see on eeskujuks. See, kuidas nemad kohtlevad teisi inimesi, mõjutab, et kuidas laps mõtleb, et ma peaksin niimoodi teisi kohtlema ka. Ja see on, või just vastupidi, nagu mina ei taha niimoodi inimesi kohelda. Mina ei taha niimoodi nendega olla, et see ongi kõik see mõju. Et kuidas nad suunavad ja mõned, kes kontrollivad, et kellega on sõber, kellega ei ole, siis vahel laps kuuletubki ja siis see mõjutab niimoodi suhteid, aga teiselt poolt on jälle, et vahel on just see vastupidine efekt, et laps on nagu ütle, mis sa tahad, mina lihtsalt salaja ja nüüd sa ei teagi, mis ma teen ja siis on selline mõju. Ja, aga samas mingil hetkel alguses muidugi laps vaata ei teagi suhetest nii palju ja siis ta täpselt järgibki seda, mida tema vanemad siis talle ütlevad, aga mingist hetkest võib-olla tekib lapsel see nagu eneseteadlikkus, et jah, need on need inimesed, kelle lähedusse ma peaksin hoidma, et kellega on suhted head ja võib-olla oskavad oma suhteid natuke paremini ise reguleerida. Inimene õpib kogu elu. Sureb aga ikka lellina. Aga kas ikkagi ongi lapsevanema range ja autoriteetne kasvatus mõjutab ikkagi lapse ja vanema suhet? Muidugi. Kindlasti mõjutab. See on, kui kogu aeg mingi selline, see on nagu rahvas on oma totalitaarse režiimi vastu, et samamoodi on laps oma vanema vastu, et see võib olla, sul on mitu erinevat viisi, kuidas saab minna. Üks on näiteks see, et laps muutubki hästi tagasihoidlikuks ja tahab hästi kuuletuda, on see enesealaloju instinkt lööb sisse. Teiselt poolt võib-olla ongi hästi selline, hakkab vastu ja kogu aeg tahabki olla selline rebel ja... No vastuhakkamine tekibki siis sellest punktist, kui lapsel tekib mingisugune teadlikkus. Aga liiga lai piiramine ei ole hea. Aga samas, me muidugi mõistame, et vanemad ongi hoolivadki oma lastest enamasti ja soovivad, et neil läheks elus hästi, aga võib-olla selline üleliigne piiramine ei ole ikkagi edukas. Et mingil hetkel võibki laps tunda, et niimoodi ei saa. Ja see usaldus kaob ja on selline saladuslikkus, ta esile ka rohkem ja selline turutunne,
näiteks minu vanemad on sellised, et neil on mõned piirid ikka seatud ja nii, aga nad pole üldse ranged. Neil on omad kindlad asjad, et nagu päriselt selliseid asju ei tee või niimoodi, aga kuna nad on pannud sellist mõnevõrra usaldust minusse endasse, siis mina usaldan neid, ma ütlen kogu aeg, et ma lähen sinna, ma teen seda, ma olen nende inimestega, ma ei kahtle ka ja ma ei hakka mingisuguseid lollusi ka tegema ja niimoodi, et ma selliselt mõnevõrra kuuletan, mul pole midagi, et mitte kuuletada. Ma teen selliselt, nad usaldavad mind, ma usaldan neid. Ma suudan neile kõike rääkida ja nad ei pea mulle kogu aeg piire mingi seadma, et sellest polnud kunagi mingit ranget asja, selle tõttu on nagu hea. Ja ega piiridest saab alati üle astuda. Jah. Kui vahele ei jää, siis alati võib. Ja see on et samas ka, et isegi kui vahele jääb, siis alati sõltub jälle olukorrast, sõltub jälle perest. Ongi usaldus peab selles mõttes olema. Aga mida teha, kui lapse ja lapsevanema suhe on muutunud pingeliseks ja nii-öelda raskeks? Tuleb omavahel rääkida, kommunikeerida oma vajadusi. Kõik rääkida, kõik tunded, et kuidas see olukord on neid pannud tundma, et kuidas nemad on olukorrast aru saanud, miks see muutus pingeliseks, mida nad saavad teineteise jaoks teha, nad peavad kompromissi leidma ja peavad suhtlema. Jah, mõlemad peavad olema ikkagi motiveeritud seda siis parandama, seda mingit tekkinud olukorda. Aga räägime suhetest vanavanematega. Et kuidas erinevad vanavanemate ja lapselaste suhted siis vanema lapse suhetest, vanema ja lapse suhtest? Need on natuke kaugemad. Enamasti vist siis vanavanematega koos ei elata. Ja selles mõttes, et lapse suhtlus oma vanavanematega on suuresti mõjutatud sellest, kas lapse vanemad on motiveeritud siis panema oma last suhtlema tema vanavanematega. Ja ma ütleks seda, et neil on ka, nad kohtlevad see last teisiti ja nii. Et kuna vanavanemad, need, kui elavad kaugemal näiteks, nad ei näe seda igapäevaselt ja nende silmis on ikka selline väiksem. Nad ei kohtle nii täiskasvanikult kui vanemad. No muidugi sõltuvalt olukorrast, aga enamus aega on selliselt nii. Ja nad ei tea alati, mis neile meeldib, mis huvib ja siis vahel kui annavad kingitusi või midagi, siis annavad neid vanu asju, mis vanasti meeldivad ja enam sellised ei ole. Ja... Oi, sa oled nii pikaks kasvanud, ma annan sulle kaisukaru. Mul näiteks oma vanaema ja siiamaani kingi mulle ühtesid samu piparmündikomme, või no viimasel isegi pole olnud. Viimasel on isegi hästi, aga vahepeal oli mitu aastat järjest oli nagu ainukese kingi, mis ma sain, oli need After 8 piparmündikommid, sellepärast et ükskord ma ütlesin, need on nii head. No samas mul isegi väga vahet ei ole, isegi kui ma saan nagu mingisuguse rääkiva kameeleoni. Et see on ikkagi nagu tore ja kuidagi nostalgiline võib-olla isegi. See on nagu armas, sest ikka mõtles minule ees, nagu, mis sa nüüd? Ja ma vahest mõtlen, et huvitav, et kas, ütleme, kui meie generatsioon siis saab lõpuks vanavanemateks, et kas me nagu libiseme sellesse vanaema, vanaisa rolli. Et kas me hakkame käituma nagu samamoodi või me kuidagi mäletame, et kuidas meid mõni asi võib-olla tundma pani. Et kas me nagu muutume kuidagi stereotüüpiliselt samasuguseks? Mina arvan küll, ma juba tunnen, sest ma olen juba selles olukorras, et oli jaanipäev ja siis seal on minu väiksed sugulased, nad mõlemad on minust 5 aastat nooremad. Siis ma lähen nendega rääkima. Viimane kord, kui ma olen näinud mingi iga aasta, aga teist ma nägin alles mitu aastat tagasi, kui ta oligi mingi 5 või midagi sellist. Ja siis ma rääkisin, siis ma nagu ütlesin neile, ma tundsin iseennast, et kuidas ma vananen selle hetkel, mõtlesin, et kui mina olin teie vanuna. Ei, miks ma seda ütlesin? Ma alati mõtlen seda, kui ma midagi sellist minu ajal. Ja siis ma ütlesin talle sellele teisele sugulas ütlesin ka, et issand, mäletan, kui see nii väikene, siis ma nagu, miks ma seda ütlesin, ma vananen praegu niimoodi. Ja mul just oli viimati niimoodi, et tavaliselt uusaastal veedan siis öö või õhtu, mis iganes sugulastega. Ja see on üks vähestest kordadest aastas, mil ma neid näen. Ja eks ma olen nendega selline aastas korra kohtunud, vaata iga aasta niimoodi või umbes nii. Ja siis sa nagu näed, kuidas oli selline hüppeline muutus, ehk siis viimati, kui ma neid nägin, ma mäletasin, et nad olid nõus nagu mängima jalgpalli või midagi või monopoli, aga siis tookord oli lihtsalt, läksid kõik oma tuppa, lihtsalt olid ja
ei suhelnudki, et nagu see kuidagi lapselik selline suhtlusvalmidus kadus kuidagi järsult. Ehk siis väikeste lastega on natuke kergem suhelda. Jah. Mõtleks ka. Ja see on see siis jälle omavanustega ka see on jälle sealt põrgast. Aga jah, see üks hetk on mingisugune faas, kus nad tahavad lihtsalt ise olla või nad ei, ma ei tea, kas see on sellest hirmust, ma ise ei mäleta ka nagu oma ajal sellist, mis see põhjuseks oli, aga selline ei tahagi midagi väga teha, aga siis kui sa oled vanem, siis sa jälle tahad mingi väikestega, lähme välja, lähme teeme vahekas, las ma olen laps jälle, ma tahan jälle lapsik olla. Aga nad on sellises faasis, nad tahavad telefonis olla või nad tahavad lihtsalt oma ette mingi muud asju teha. Ei taha rääkida või ei julge rääkida. Et... Aga 3-aastast last on väga lihtne lõbustada. seal võib kõike teha, seal mingi hakkad seal hullama. Ei arvusta ja ei mõtle sust midagi. Sa oled see tore suur sugulane. Just nii. Aga jah, meie vanustel võib olla isegi kuskil, ütleme, mingitel pere või sugulaste kokkusaamistel, eriti kui on mingid kauged sugulased. Et mulle tundub, et just meie vanustel võib olla see, et ei tea, et nagu kuhu gruppi ma kuulun, et kas ma nüüd lähen nende teismeliste lastega või 3-aastaste lastega mängima või siis ma istun nagu täiskasvanute laudaga, samas ei tea, millest rääkida otseselt, et mida ma seal teen. Ja siis oledki kuskil veidras vahepealses kohas. Mul oli just see aasta jõulud oli see, et selle asemel, et rääkida oma nagu väiksema sugulasega, nagu ma olen tavaliselt harjunud, ma järsku hakkasin just oma vanema sugulasega rääkima. Ma igasuguseid jutte ja siis ma järsku mõtlen, et ikka jään siin vanemaks, et see on nagu muutus tulnud ja ma ise ei ole tähele pannud üldse. Aga see tuli kuidagi nii naturaalselt sujuvalt ja ma ei tea, mis hetk oli selline, kas oli mingi paar kuud ja niimoodi muutus või on järsku tulnud või see kord või... Jah, ega algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Aga sugulastega ongi niimoodi, et otseselt sa ise võib-olla ei saa niimoodi initsiatiivi üles näidata, aga pigem enamus ajast on ju lapsepõlves see, et kas vanemad viivad sind kuskile kohtute koos või näitavad ise initsiatiivi üles, et sugulased ongi kuidagi selline huvitav teema, et kui palju nendega suheldakse. Mingil hetkel jäädakse lihtsalt kaugeks ja siis on kuidagi seda kontakti uuesti algatada väga raske. Isegi kui ei ole midagi halba omavahel juhtunud. Ja ma ütleks ka, et kord aastas äkki näen, võib-olla 2. Ja kui hästi läheb. Või kui halvasti, sõltuvalt olukorrast. Ja suhtlust eriti pole, selles mõttes, et paar sõna siin-seal ja tuleb tihedamisi kokku saama ja võib-olla peaks ise rohkem rääkima. Äkki siis hakkas suhtlus veerema. Kumbki osapool võib-olla ei taha seda omapoolset initsiatiivi üles näidata, kuidagi ei hakkagi toimima niimoodi. Alati tuleb võtta ise ikkagi vastutuse. Peab sammu võtma, peab ilga olema. Tere sugulane, kohtume. Varsti saabun teie juurde. Palun võtke mind vastu. Nii, aga teilt veel viimaseid mõtteid suhetest, elust, koolist? Inimesed on sotsiaalsed loomad ja meie vajame suhteid. Ja need on suur osa ja need kujundavad meid. Mul on igasuguseid asju minu peal praegu ka, et mis on minu sõpradega seotud ja kuidagi inimesed on nagu omavahel ongi suur roll mängivad selles, et igas ühes on kedagi teist. Ja me oleme kombinatsioon nii mitme erineva inimese hulgast meie elus. Et see on huvitav näha, kuidas suhted muutuvad ja arenevad ja jälle siis taandareng toimub. Ja... Tahtsin rääkida natuke sellest, et on inimesi, kes saavad kõigiga hästi läbi ja võib-olla teevad siis kompromisse või ei suru nii väga oma arvamust peale, aga et kas nende inimeste suhte kvaliteet neile endale on siis kas kehvem või oleks see just siis kehvem, kui nad ei teeks alati kompromisse ja ei arvestaks alati võib-olla teise inimesega või ei taganeks siis oma sellest mõttest, et kas nende inimeste selline nagu täisväärtuslikkus nendes suhetes on siis kas suurem või väiksem või? No kui nad kogu aeg ennast ära annavad pidevalt ja niimoodi, siis on neil pigem kehvem. Aga kui nad ikka saavad midagi vastu ja see on selline tasakaalustatud,
siis ma ütleks, et on selline võrdlane kvaliteet kui nagu teistel. Kui ongi mingisugused tuttavad, kellega sa võib-olla päris ühel lainel ei ole, aga ikkagi saad hästi läbi, siis on iseenesest on kõik hästi ikkagi. Aga siin on tasakaalus alati. Aga samas, kui vaata alati oma arvamust välja öelda või kui alati julgeda kõike öelda, mis sul mõttes on, siis võib-olla ei oleks sul nii palju häid tuttavaid kontakte. Oleks vähem. Kõige jaoks on aeg ja koht. Aga samas, oleneb muidugi inimesest, et kas ta tahab välja filtreerida kõik inimesed, kes talle millegipärast ei istu kõige paremini või ta on okei sellega, et jah, mul ongi tuttavad, kellega ma suhtlusbaasil saan läbi. No ikkagi suhtlusringkond võikski ikkagi suur olla. Nii või naa. Aga aitäh teile, oli väga huvitav. Saime päris mitmest mõttest jagu. Aga aitäh, et kuulasid podcasti Pinginaabrid Veaolud. Loodetavasti andis see episood palju häid mõtteid ja uusi vaatenurki suhete kohta. Aitäh teile, et tulite ja oli äge.